Jah, ja mitte just kõige lihtsama idee. Täpselt. Me uurime seda, mida Jung mõtles Jumala inkarnatsiooni all inimese. Ja tähelepanu, see pole siin mingi kauge teoloogiline jutt, vaid midagi, sügavalt isiklikku, psühholoogilist. Just. Kujuta ette, et see jumalik võib saada teadlikuks iseendast just sinu sees, sinu sisemaailmas. Vot see on see konkseks. Intrigeeriv. Vaatame siis lähemalt, mida see tegelikult tähendab. Meie tänane arutelu või see süvenemine tugineb muidugi Jungi enda tekstidele. Seal on see kuulus punane raamat, siis see, päris provokatiivne vastus Hiobile ja Aionka, pluss tema hirjad. Ja lisaks siis tunnustatud Jungi uurijate nagu Sonu Shamdasani, Edward Edingeri, Mare Steini analüüsid. Nii et meil on siin segu Jungi enda, ütleme toorest kogemusest ja hilisematest tõlgendustest. Just. Ja meie eesmärk täna ongi see Jungi, päris radikaalne idee kuidagi lahti harutada. Mida see ikkagi tähendab, et Jumal vajab inimest, et teadlikuks saada? See on suur küsimus. Ja kuidas see seostub sinu enda kuulaja psühholoogilise arenguga või kannatuse ja tervenemisega? Ja mis kõige tähtsam, kas ja kuidas see võiks sind ennast kõnetada just praegu, sinu eluteel? See on see praktiline pool. Okei. Aga et seda kõike mõista, siis on vist kõige parem alustada Jungi enda elust. See idee ei tekkinud ju tühja koha pealt. Ei kindlasti mitte. Ja mäletatavasti pärast seda, kui ta Fovidiga tülliks, seal kuskil 1910. lõpus, 1920. alguses, siis Jung sattusigi päris sügavasse kriisi, nii isiklikku kui professionaalsesse. Jah, see oli tal see periood, mille ta ise nimetas vahel loominguliseks haiguseks või siis konfrontatsiooniks alateadusega. Ta oli justkui, kuristiku äärel, aga samas oli see ka uskumatult viljakas aeg sisemiselt. Absoluutselt. Ja mis on oluline, on see, et ta ei lukanud neid kogemusi kõrvane kui mingit hullust. Kuigi ta oli arst ja teadlane, siis ta tundis, et need sisemised sündmused, need unenäed ja nägemused, need nõuavad uurimist. Isiklikku ja vaimselt. Just. Ta hakkas neid süstemaatiliselt dokumenteerima ja nendega dialoogi pidama. Ja selle tulemusena sündiski see kuulus Liber Novus, mida tuntakse rohkem kui punane raamat. See on ikka täiesti erakordne asi, segu pävikust, unenägude kirjeldustest, sümbolitest, rännakutest. Tõepoolest, see punane raamat on nagu aken Jungi sisemaailma sel kõige kriitilisemal ajal. See ei ole veel lihvitud teooria, see on toores protsess ise. Ta kirjeldab seal, kuidas ta kohtub oma sisemuses igasuguste kujudega, jõududega. Neid, mida ta hiljem arhetüüpideks imetas. Just neid, jah. Need on nagu universaalsed psüühilised mustrid, tark vanamees, suur ema, vari, anima, animus. Need elavad meis kõigis, aga tema kohtus nendega väga otse. Just. Ja ta ei kirjeldanud neid lihtsalt, vaid ta, pidas nendega dialoogi, küsis nõu, vaidles nendega. See oli see tema aktiivne imaginatsioon, eks? See oli tema meetod. Ja seal on see kuulus tsitaat, mille ta kirjutas soome keeles, mis kuidagi peegeldab seda kogemuse ürgsust vist. Olen istutanud jalgani süvale maahan ja kuunnelud, kui ka maa puhu minule. Sen äänet olivat kuin Jumala ääni. Jaa, mis tähendab siis? Olen istutanud oma jalad sügavale maasse ja kuulanud, kuidas maa minuga rääkib. Selle hääled olid kui Jumala hääl. See näitab, kui vahetu ja kehastunud see kogemus tema jaoks oli. Mitte lihtsalt mingi mõte peas. Täpselt. Ja see viibki meid selle juurde, mis siin on eriti paeluv see, fundamentaalne nihe mõtlemises. Jung ei räägi Jumalast enam kui kellestki, kes on kuskil kaugel väljaspool transcendentne autoriteet. Ja, vaid ta räägib Jumalast kui sisemisest reaalsusest, ütleme psüühilisest faktist, mida inimene kohtab oma enda teadvuse ja alateadvuse sügavustes. See on paljude jaoks ikka veel päris radikaalne mõte. Aga kas see tähendab siis, et ta hülgas selle välise Jumala idee täielikult? Või pigem nagu laiendas seda? Ma arvan, et pigem laiendas ja muutis fookust. Tema jaoks polnud esmane küsimus see, kas Jumal eksisteerib väljaspool meid, vaid see, et me saame Jumalat kogeda just oma psüühika kaudu. Ja see kogemus pole lihtsalt mingi ilus metafoor, vaid see on, konkreetne psühholoogiline sündmus. Koht, kus psüühiline ja jumalik puutuvad kokku, mõjutavad teineteist. Ja see kohtumine toimub tihti just pingeväljas nende vastandega silmitsi seistes. Nagu kannatus ja rõõm, hea ja kuri. Just, teadvus ja alateadvus.
Nende vastante integreerimine ongi see arengu võti Jungi järgi. See kõlab nagu see tema kuulus individuatsiooni protsess, see eneseks saamine. Just täpselt see. See ongi Jungi järgi nii vaimse kui psühholoogilise arengu keskmes. Ja siin tulebki mängu tema ise ehk self-kontseptsioon. See pole see sama, mis egoeg. Ei ole sama, mis meie tavapärane mina ehk ego. Ise on midagi suuremat. See on terviklikkuse arhetüüp, psüühika, organiseeriv keskpunkt ja potentsiaal. Kui ego on nagu laeva tüürimees, siis ise on kapten, kes teab sihti. Hea võrdlus. No nagu Jung ise kirjutas hiljem Aionis. Ise on suurem kui mina. See on nagu Jumal inimeses. Ääretu keskpunkt, mis tõmbab meid enda poole. See ise ongi see koht, kus inimlik ja jumalik justkui kohtuvad. Huvitav. Aga kas ei muuda seda asja kuidagi väga individualistlikuks? Et igaüks tegeleb ainult oma isega seal nurgas? See on hea küsimus ja Jung oli sellest ohust vägagi teadlik. Ta rõhutas, et see pole mingi nartsissistlik eneseimetlus. Vastupidi, individuatsioon tähendab ka suuremat vastutust, teadlikkust oma seotusest teistega, kollektiiviga. Ja veelgi enam Jungi nägemuses osaleb iga inimene, kes selle sisemise kohtumise ja integreerumise protsessi läbi teeb, milleski laiemas. Ta justkui aitab kaasa Jumala enda teadvuse laienemisele siin maailmas, inimkogemuse kaudu. Nii et isiklikul tööl on nagu kosmiline mõõde. Midagi sellist, jah. Transpersonaalne mõõde kindlasti. Siit läheb asi nüüd vist veelgi sügavamale ja provokatiivsemaks, eriti kui me vaatame seda tema hilisemat teost Vastus Iobile. Mis seal siis täpselt juhtus, see raamat tekitas ju oma ajal tohutult kära. Tõepoolest, Vastus Iobile ilmus 1952 on üks Jungi kõige vastuolulisemaid, aga ka geniaalsemaid töid, ma arvan. Ta võtab selle ette selle piiblist tuntud Iobi loo. Jah, see õiglane mees, kes kannatab süütult. Just, Jumala ja saatana vahelise kihlveo tõttu kaotab kõik. Ja Jung analüüsib seda lugu, ütleme, halastamatu psühholoogilise pilguga. Ja tema järeldus oli päris šokeeriv, eks ole? No tolleaegses kontekstis väga šokeeriv. Ja tegelikult ka praegu. Jung väitis, et Iobi lugu ei näita ainult inimlikku traagikat, vaid see paljastab midagi Jumala enda kohta. Mida nimelt? Nimelt Jumala teadvustamata poolt, tema varju, tema kõikvõimsuse juures olevat moraalset ambivalentsust, isegi julmust. Jungi järgi on Iob oma kannatustes ja küsimustes sel hetkel moraalselt Jumalast kõrgemal. Vau! Nii et Jung väitis sisuliselt, et Jumal ise polegi staatiline täiuslikkus, vaid on arenev teadvus, mis õpib läbi inimkogemuse, isegi läbi kannatuse. See pidi ju olema täielik skandaal tollal. Absoluutselt. See pööras traditsionaalse teoloogia täitsa pea peale. Jung ütleb seal midagi sellist, et Iob näeb Jumala kahest paleta ja just selles vastaseisus saab Jumal ise teadlikkus oma enda varjust, oma enda vastandlikkusest. See on hetk, kus Jumal justkui vaatab peeglisse. Ja see peegel on kannatav inimene. Ja kuidas see siis Kristusega seostub? Jung tõi ju Kristuse siia kuidagi sisse. Jah, Jungi tõlgenduses on Kristuse inkarnatsioon, tema tuleks ja maa peale ja elu, Jumala vastus sellele Iobi loole. See on Jumala katse ületada omaenda sisemine lõhestatus, mida Iobi lugu paljastas. Aha. Kristuses ühinevad jumalik ja inimlik, teadvus ja vari just läbi kannatuse. Kristuse sünd pole seega mitte ainult ajalooline sündmus, vaid psühholoogiline arhetüüp, mis näitab, kuidas jumalik saab inimesest teadlikumaks, terviklikumaks ja see protsess pole minevik, see toimub pidevalt psühikas. Need Kristus kui arhetüüp, mida see siis täpselt tähendab? Oma teises hilises suurteoses, Aion, Jung süveneski just sellesse. Kristuse kui arhetüüp pole tema jaoks ainult religioosne kuju. Ta on võimas psühiline sümbol. Ta esindab seda ise arhetüüpi, inimese ja jumalikkuse ühinemist, seda terviklikkust, mille poole individuatsioonprotsess püüdleb. Okei. Kristuse elu, eriti tema kannatus, ristilöömine ja ülestõusmine on Jungi jaoks nagu sümboolne kaart psühholoogiliseks arenguks. See näitab, kuidas nende vastante jumalik ja inimlik, kannatus ja lunastus, teadvus ja vari kohtumine, integreerimine viib teadvuse laienemiseni. Kannatus pole siin mõttetu, vaid see on transformatsiooni katalüsaator.
Ja siis oli seal see astroloogilise ajastute teema ka veel, eks, kalad ja veevalaja. Jaa, Jung oli väga huvitatud nendest suurematest kultuurilistest ja ajaloolistest mustritest. Ta nägi kalade ajastut, mis tema ajal oli lõppemas, kui perioodi, mida iseloomustas lõhestunud teadvus. Vastante konflikt, näiteks vaim ja mateeria, vastandati tugevalt. Ja ta ennustas, et algav veevalaja ajastu toob kaasa uue teadvuse nihke, pöörde sissepoole, kus jumalikku ei otsita enam niivõrd välistest autoriteetidest või dogmadest, vaid kogetakse psühholoogilise protsessina inimese enda sees. Nii et see seostub selle Jumala inkarnatsiooniga inimese. Täpselt. Nagu ta Ionis kirjutas, taas see soomekeelne fraas, mida allikad tsiteerivad. Tulevane ajastu toob kaasa teadvuse laienemise, kus inimene ei eralda end enam Jumalast, vaid teeda olevansa osa jumalalisest draamasta. Ehk siis teab olevansa osa jumalalikust draamast. Just. Kristus on seega justkui selle tuleviku teadlikuma inimese arhetüüpiline mudel, kes osaleb selles draamas teadlikult. Kõlab uskumatult suurejooneliselt, peaaegu müstiliselt. Aga kas see kõik polnud Jungi jaoks lihtsalt, üks huvitav teooria? Või oli seal ikkagi see isiklik kogemus taga? Sa mainisid punast raamatut alguses. See on ülioluline punkt. Jungi jaoks polnud see kunagi pelgalt intellektuaalne harjutus. See oli sügavalt, kohati isegi valusalt läbi elatud reaalsus. Punane raamat on selle kõige elavam tunnistus. Jaa. Sealt ta kirjeldab väga detailselt, kuidas ta tundis Jumalat liikumas enda sees, kuidas see ilmus tema teadvuses läbi nende sümbolite, nägemuste, dialoogide. See oli tema jaoks empiiriline fakt, kogemuslik fakt. Ja ta kirjutas sellest ka oma kirjades. Oli ta seal avameelsem? Jah, oma kirjades oli ta sageli palju avameelsem ja isiklikum kui akadeemilistes tõedes. Näiteks ühes kirjas Viktor Voitile aastal 1952 ütleb ta midagi täiesti hämmastavat, jällegi allika järgi soome keeles. Milles ei ole midagi jumalikku, aga Jumal kasutab mind ära, et saada teadlikuks oma enda olemasolust aan. Jumal kasutab mind ära, et saada teadlikuks oma enda olemasolust. See on päris võimas tunnistus ja alandlik ka. Tulnud temasse elama. See ongi see iserealiseerumise kogemus siis. Täpselt. Mida ta kirjeldab religiooses keeles, sest psühholoogiline keel tundus talle vahel liiga kuiv või piiratud selle kogemuse sügavuse jaoks. Ja siis oli see Edward Edingeri kuulus tsitaat selle kohta. Kuidas see kõlaski? Just. Edward Edinger, kes oli Jungi õpilane ja hiljem väga tuntud Jungi analüütik, võttis selle Jungi püüdluse väga tabavalt kokku. Ta ütles midagi sellist. Jung ei tahtnud saada jumalaks, ta tahtis, et Jumal saaks inimeseks. Või soomepäraselt siis. Jung ei tahtnud saada jumalaksi, hän toivoi, että Jumala tulisi ihmiseksi. Just. See on võtmetähtsusega. Fookus on muutunud. Eesmärk pole inimese egoistlik tõusmine jumalikkusesse, vaid vastupidi jumaliku printsiibi laskumine ja avaldumine konkreetses, piiratud, isegi kannatavas inimkogemuses. See paneb asjad hoopis teise valgusesse. Nii et kui me nüüd proovime seda kõiki kuidagi kokku võtta ja mõelda, mida see sinu kui kuulaja jaoks tähendada võiks, siis see Jungi nägemus on ikka päris suur väljakutse tavapärasele mõtlemisele, kas pole? Kindlasti on. See hägustab neid tavapäraseid piire psühholoogia ja vaimsuse vahel. Sisemise ja välimise, inimliku ja jumaliku vahel. Keskne idee on, et psüühika sügavused ja see, mida me nimetame jumalikuks reaalsuseks, need ei ole kaks eraldi asja, nad on omavahel läbi põimunud. Psüühika on nagu lava siis? Justkui, jah. Lava, kus see jumalik draama lahti rullub. Ja mida see siis praktiliselt tähendab, kui mina, kuulaja, maadlen oma probleemidega, oma varjuga, nagu Jung ütleks, oma raskustega elus? No Jungi perspektiivist ei ole sul raskused, kannatused, ebakindlus või sisemised konfliktid siis lihtsalt sinu isiklik ebaõnnestumine või probleem, mida peaks võimalikult kiiresti vältima või alla surma. Need on potentsiaalselt just need hetked ja see materjal, mille kaudu sa lood ruumi millegi uue sünniks. See on võimalus teadvuse laienemiseks. See on koht, kus sa võid kohata seda iset, seda sügavamat terviklikkuse printsiipi. Okay. Ja kui me läheme Jungi selle radikaalsema ideega kaasa, siis sa osaled sel hetkel Jumala enda teadlikuks saamise protsessis.
just sinu kaudu. Nii et minu isiklik psühholoogiline töö, oma varju uurimine, vastanditega leppimine, see omandab justkui palju suurema transpersonaalse tähenduse. Just täpselt. See on ühtaigus sügavalt isiklik integratsiooniprotsess, oma valguse ja varju kokkutoomine, et saada terviklikumaks inimeseks. Aga samal ajal, kui me järgime Jungi mõtet lõpuni, on see ka osalemine milleski palju suuremas, lausa kosmilises või jumalikus sündmuses. See annab sisemisele tööle erilise kaalu ja, väärikuse. Seda võib vaadata ka kui üht tänapäevast müstika vormi siis. Väga hästi öeldud. Jah, mis ei nõua maailmast eraldumist kloostrisse, vaid toimub keset igapäeva elupingeid ja väljakutseid. See on päris huvitav vaatenurk. Ja ilmselt sellepärast ongi Jungi mõtted nii laialt levinud ja mõjutanud nii paljusid valdkondi, eks, mitte ainult psühholoogiat. Kindlasti. Tema ideed on sügavalt mõjutanud mitte ainult psühhoteraapiat, vaid ka teoloogiat, religiooniuuringuid, kirjeldusteadust, kunsti, vaimset filosoofiat laiemalt. Teda on nimetatud modernseks gnostikuks. Gnostikuks. Ja, kelleks, kes otsis teadmist gnoosis läbi vahetu isikliku kogemuse, mitte ainult usu või dogma kaudu. Ta oli justkui sillalooja selle teadusliku ratsionaalsuse ja müstilise sümboolse kogemuse vahel. Ja tänapäeva Jungi uurijad nagu Sonu Shamdasani, kes aitas selle punase raamatu maailma ette tuua, või Mari Stein, nad rõhutavad just seda, Jungi sisemised kogemused polnud mingid hullumeelsuse episoodid, nagu mõned kriitikud on väitnud, vaid need olid loovad ja tähenduslikud protsessid, mis avasid uusi aknaid inimlikkuse ja jumalikkuse mõistmiseks. Ja Mari-Louise von Vrans ka tema lahedane kaastöötaja. Just. Ka tema nägi Jungi enda elu ja tööd kui näidet sellest, kuidas see vaimne inkarnatsioon psühholoogiliselt toimub, kuidas abstraktne idee saab elavaks, kehastunud kogemuseks. Hästi, võtame siis tänase süvenemise kokku. Carl Jung esitas meile tõsise väljakutse ja samas ka kutse mõelda Jumalast ja inimesest uuel palju integreeritumal viisil. Just. Tema jaoks ei asu Jumal kuskil kaugel ja eraldatuna seal üleval, vaid siinsamas inimese sisemises kogemuses, tema rõõmudes, kannatustes, armastuses, loovuses, tähenduse otsingutes. See annab inimlikule elule ikka päris suure vastutuse ja tähenduse. Nagu Jung ise on öelnud, kasutades taas seda soome keelt väljendit, mida allikad esile toovad, Jumala ei ole tuolla yllä alla, vaan täällä, missä inimene kärsii, rakastaa ja etsi merkitystä. Jokaisessa tietoisuuden hetkessä Jumala synti uudelleen. Jumal ei ole seal üleval, vaid siin, kus inimene kannatab, armastab ja otsib tähendust. Igas teadvuse hetkes sünnib Jumal uuesti. See on päris võimas kokkuvõte. On tõesti. Ja siit sulle kuulaja lõpetusega mõte kaasa mõtisklemiseks, mis tugineb otse sellele Jungi ideele. Kui Jungil oli õigus ja Jumal saab teadlikuks siis endast läbi inimese kogemuse, siis millist osa sinu elust, olgu see praegu keeruline, rõõmus, segane või selge, Jumal sinu kaudu teadvustab? Mis tunne oleks elada igapäevaselt selle teadmisega, et sinu sisemine töö, sinu püüdlused mõista ennast ja maailma, sinu tervenemine ja kasvamine, et see kõik pole mitte ainult sinu isiklik asi, vaid osa millestki palju suuremast, lausa jumalikust draamast, mis siin ja praegu sinu kaudu ja sinu sees lahti rullub. Jätame selle küsimuse õhku. Mõtisklemiseks. Just. Mõttes sellele.